Nii, meilt on palutud korduvalt ka seda mingit juhendit, kuidas navigaator käib rallis. Nii, tähendab, näen oma peegeldus siin hästi. Nii, võtame selle rakenduse lahti. Rakenduse sõitmiseks näiteks harjutuse raja puhul piisab sellest, kui sa saad PIN-koodi. Sisestad selle PIN-koodi siis vastava raja oma näiteks. Ja vajutame load and ride. Nii, tuleb ette siis see rada, kus ta mulle enne parasjagu pooleli jäi. Ja mina juhin seda nagu kaarti siin nuppude abil. Selleks on mul tarvis, et siin põleks nuppudel roheline tuli. Praegu on sinine tuli, see on kaartirakenduse navigeerimiseks. Kui ma hoian siit 2 nuppu korraga peal, muutub ta roheliseks. Roheline on siis nii-öelda ralli mode. Ma olen määranud igale nupule endale sobiva tähenduse, mida see rakendus siis teeb. Näiteks kui ma siit vajutan siis neid 2 nuppu, siis ma saan scrollida seda ülesse ja alla. Kui ma vajutan seda ülemist nuppu, siis ma saan panna selle tripmeetri võrdväärseks ülemise tulipiga. Põks. Nii. Ja kui ma soovin siis muuta neid distantsi, oma tripmeetrit, siis oma suva järgi, siis ka selle jaoks on mul nupud seadistatud. Aga põhilised nupud on siis ülesse ja alla. Siis see, mis paneb selle tripmeetri sama väärtusega, ehk siis selle jaoks mul peab see keskmine, näiteks ma olen selle ristmiku juures, siis mul peab see olema siin üleval ja vajutan siin lihtsalt nuppu ja ongi siin õige väärtus. Teine variant, kui mul nuppe ei ole, siis ma saan seda juhtida ka peale puudutades. Ehk siis, kui ma siin keskmisel tulbal vajutan allapoole või vajutan ülesse poole, siis ta siis liigub vastavalt ja vajadusel saan sisse lülitada ka autoscrolli, et kui ma sõidan ja tripmeeter järjest loeb, siis ta muudab mulle automaatselt seda, liigutab järgmise tulipi ette. Mina tavaliselt siis sõidan ilma autoscrollita ja juhin seda lenksult ja igasugustes ralliklassides tavaliselt edaspidi ilmselt autoscroll kasutuses ei ole. Ja samamoodi vajutades siis näiteks mul on siin järgmine, olen selle ristmiku peal, vaatan, on selline ristmik ja mul tripmeeter ei ole õige. Ma vajutan siia tripile peale ja ta muudab selle õigeks. Ja siis niimoodi see rallimajandamine käibki. Et need, kellel nuppe ei ole ja tahavad juhtida seda niisama, siis kas peab olema kindel sõrmed ära lõigatud või siis mingisugune puutepliiats. Need, kes mõtlevad, et paneks samamoodi tahvelarvuti. Arvestage, et tahvelarvuti tahab päris head toidet saada. Olen ise proovinud hästi palju erinevaid, aga lõpuks ikkagi põhimõtteliselt otsa aku pealt, näiteks Quadlocki lahendus on hea ühendusega. Et igasugused need rammi pinnid ja asjad, need ei kipu ikkagi töötama. Aga arvestama peab, et kõik igasugused toiteprobleemid on teie mure, mitte korraldaja mure. Ja niimoodi rallisõitmine siis käibki, et olge tublid ja proovige ise järgi.